me siin oleme väetamisest erinevatest nii-öelda vormidest ja nendest rääkinud, millal teda kasutada, aga sina kui masinamüügi poole pealt kõvem käsi, et kuidas sa hindad just tema laotamise poole pealt, et pean siin silmas ilma, jällegi seesama võib-olla temperatuur, aga siin ka tuuleteema, kuidas põlluservad, ülekatted, äkki mõne sõnaga kommenteerid, et mis siin lähenemised Amazonil on? Korra Eerik isegi mainis, et oli siin tuulega teema väetamise ajal, et ega see tuul tegelikult väetamise ajal on ju segav faktor ja kevadeti on seda tuult ju kogu aeg, et täna on selline imeline ilm, et tuult praktiliselt ei ole, korra ta ühelt või teiselt poolt natukese puhub, aga kui tõesti on hästi tuuline ilm, et mida ma siis teen, kuidas ma siis külvan, et noh, selline lihtne soovitus on loomulikult tuult vältida, aga kui tuul on, siis kui tuul puhuks kogu aeg kuskilt ühe poole pealt, siis oleks see viga võib-olla tunduvalt väiksem, kui meil oleks veel selline segane ilm, et küll puhub see tuul ühelt poolt, küll puhub ta teiselt poolt, et siis sellisel juhul ta kindlasti paiskab kogu meie selle väetise ühtluse segamini täielikult, et kui nüüd valida siis ilma, siis kõige parem on tuuletu ilm või vähese tuulega ilm. Kui ikkagi on tuul, kogu aeg on näha, siis noh, veel sobib kuidagi, kui see tuul on ühe külje pealt või on ta eest või tagant, sest siis on ta vähemalt kogu aeg ühtemoodi. Ja noh, ikkagi kõige halvem ilm ja mida peaks igal juhul välistama on siis, kui tuul on kõva ja puhub veel kogu aeg ka erinevate suundade pealt, et seda peaks igal juhul välistama. Aga mida võib-olla veel väetise külvi juures siin ka kevadel kindlasti silmas pidada on just nende põllu äärte külvamine, et esimese ringi ma ju külvan põllu ääreni. Tihtilugu seal põllu ääres on ka veel kraavid ja see kraavimuld on ka sinna põllu äärde pandud, aga põllumees ikkagi tihtilugu ootaks, et see hea saagikus oleks tagatud kuni sinna põllu ääreni välja, et kuidas ma seda külvan siis sellisel juhul, sest peab kohe ära mainima, et väetis kahjuks ikkagi lendab teatud maani ja tema lendu järsult ära katkestada kohe kuidagi ei saa, et kui sa nüüd tahad, et see väetise kogus oleks tagatud kuni põllu ääreni välja, siis sa pead tahes-tahtmata üle põllu ääre külvama, mis tegelikult läheb täna jälle keskkonnanõuetega täiesti vastuollu. Ehk siis ju see põllumees selle äärekülviga peabki mingit kompromissi otsima, et sa külvad ikkagi siis, kui seal ääres on veekogud või mingi nii-öelda keskkonna seisukoha pealt tundlik element, et sa külvad siis ikkagi niimoodi, et väetise terad viimased lendavad sinna põllu ääreni, vastavalt siis erinevate lahendustega, mis sul see väetisekülvik pakub ja oled sellega kahjuks siis rahul, et see väetamine seal viimaste 2-3 meetri peal ei ole täpselt see, mis sul siin põllu keskel on. No väetisekülviga on ju üldse nii, et kuidas kõige lihtsam on kontrollida, kas sul on väetis siin tehnoradade vahel õieti lendanud, ongi ju üks rusikareegel on see, et ta peab lendama järgmise tehnorajani välja. Ehk siis kui me põllu ääres oleme, siis noh, enne kuulmatu on, et ma viskan siis veel mingi 10-15, kohati isegi võib-olla 20 meetrit päris siis nii-öelda metsa. Ja täna on kasutusel väga palju erinevaid tehnoloogiaid, kuidas seal ääres külvata, aga kahjuks väetisekülv ei ole nagu taimekaitse pritsimine poomiga, et kus poom lõpeb, seal lõpeb ka pritsimine. Ja seal tuleb ka hoolikalt valida nende lahenduste vahel, mis seda äärekülvi teevad, et on ju olemas siin tõesti need ketaste pöörlemiskiiruse vähendamisvõimalused, erinevad labad, isegi äärekülve sirmid, et igal sellel lahendusel on oma plussid ja oma miinused, aga jätkuvalt, et tegelikult ka need väetisekülvi tabelid, mis on siis väetisekülvikutega kaasas, ütlevad sulle tegelikult konkreetselt ära, et sul on 3 varianti valida seal põllu ääres, et kas sa teed ikkagi nüüd täpselt põllu ääreni selle väetise külvamise või lendab sul sealt 2-3 meetrit üle, et see on selline lubatud eksimus ja see lubatud eksimus tulebki tegelikult sellest, et kas on keskkonna seisukoha pealt on nüüd oluline piirata, et väetis ei lendaks kraavi, mis tegelikult on äärmiselt oluline, et selle peab siis iga põllumees ise ära otsustama.